Tere! Mina olen Eliis Vennik, mina olen Tallinna veekommunikatsiooni juht. Praegu seisan ma Ülemiste järve ääres. Ülemiste järv on tallinlaste jaoks üks ütlemata oluline järv, sellepärast et just siit pärineb umbes 90% meie joogiveest. Ülejäänud 10% tuleb puurkaevudest. Aga tegelikult ega ainult selle järve veest ei piisakski selleks, et me kõik oma vajadused kaetud saaksime, sest et keskmiselt kulutab üks tallinlane päevas 100 liitrit vett. See on tegelikult üsna tohutu hulk. Ja sellepärast, et see järv kunagi veest tühjaks ei saaks, voolab siia vesi kokku praktiliselt poole Eesti pealt. Meie nimetame seda valgalaks. Tavaline järvevesi teatavasti joomiseks ei sobi. Sellepärast asubki kohe siin mõne meetri kaugusel järvest Ülemiste veepuhastusjaam. Kogu see vesi, mis järve või valgala kaudu siia kokku voolab, suunataksegi läbi meie veepuhastusjaama, kus erinevate filtrite ja protsesside käigus saab see vesi üha puhtamaks ja puhtamaks. Kõige viimases etapis lisatakse veele veel imepisikene kogus kloori. See on vajalik selleks, et see jaamast väljuv puhas ja kvaliteetne joogivesi ka pärast pikki torukilomeetreid, mille ta läbib, et inimeste kodudesse jõuda, et see vesi oleks ikka täpselt sama hea kvaliteediga ja kõlbaks juua. Tegelikult inimesed Ülemiste järvele tavaliselt nii lähedale ei pääsegi, sellepärast et kuna tegu on joogivee allikaga, piirneb see sanitaarkaitsealaga. See tähendab seda, et selle järve ümbert ei tohi tegelikult korjata ei seeni, marju, inimesed ei saa selles järves käia ujumas. Ülemiste järvest ei tohi sel põhjusel näiteks püüda kala, sellele järvele ei tohi erinevate veesõidukitega minna. Kõik need piirangud on mõeldud ikka ja ainult selleks, et oleks tagatud, et see järv oleks võimalikult puhas, et selle looduslik keskkond oleks võimalikult muutumatu ja et me ei rikuks kogemata oma inimtegevusega meie endi joogivee kvaliteeti. Siia minu selja taha jääb üks meie veepuhastusjaama vanemaid ajaloolisi hooneid, millest osa on tegelikult ka veel tänasel päeval kasutuses. Kui me üldse räägime, et kui kaua Tallinnas on vee puhastamisega tegeldud ja kui kaua on Ülemiste järve näiteks veeallikana kasutatud, siis see ajalugu on üpriski pikk. Konkreetselt see veepuhastusjaam on siin juba 90 aastat, aga tegelikult esimesed andmed selle kohta, et tallinlaste joogivesi tuleb Ülemiste järvest, need andmed juba tulevad 14. sajandist. Nüüd me olemegi Ülemiste veepuhastusjaamas, et Ülemiste järv jääb siit ainult mõnesaja meetri kaugusele. Järvest tulev vesi suunatakse läbi erinevate filtrite, see läheb läbi osoonimaja ja tuleb siis lõpuks siia selgititesse, kus seda vett erinevatest osakestest siis puhastatakse. Niimoodi, et protsessi lõpuks saab algselt võib-olla sellisest mudasest, mineraalirikkast, elusorganismidega rikastatud veest selline puhas, kristallne, ilma erilise värvi ja lõhnata joogivesi. Kui üldse veest rääkida, siis meile siin Eestis võib sageli tunduda, et vett on tohutult palju, et see ei lõppe mitte kunagi otsa. Aga tegelikult see päris nii ei ole, et maailmas on magevett ja joogivett väga piiratud hulk ja sellepärast räägitaksegi üha enam sellest, et veega tuleb väga mõistlikult ja säästlikult ringi käia ja seda tuleb hoida. Ilma veeta ei oleks teatavasti maal mingit elu, absoluutselt kõik elusorganismid, inimesed, loomad, taimed, me vajame oma eluks vett. Ja sellepärast proovime nii meie siin Tallinna vees, veepuhastuses ja kõigis oma muudes tegemistes selle väga hinnalise ressursiga mõistlikult ringi käia ja julgustame ka inimesi, et vett ei tasu laristada, et seda tuleb hoida. Kui me räägime vee kvaliteedist ja vee puhtusest, siis meil on väga hea meel, et Tallinnas on joogivee kvaliteet püsivalt ülimalt kõrge. Paljudes teistes riikides ja paikades maailmas paraku nii ei ole, aga Tallinnas võib absoluutselt alati kraanist tulevat vett juua, kartmata saada sealt mõnda vastikut haigust või peljates seda, et see vesi äkki ei ole nii puhas.
Nagu te aru saate, siis vee teema on tõesti väga-väga oluline. Seetõttu on mul ülimalt hea meel, et te olete otsustanud osaleda LEGO liigi võistlusel ja just sellesse teemasse oma panuse anda. Sellel aastal tuleb meeskondadel valida lahendamiseks üks järgmistest teemadest. Joogikõlbuliku vee leidmine, saaste kindlaks tegemine ja eemaldamine, vee kasutamine toidutööstuses, maa sees asuvate veetorudega seonduvate probleemide avastamine, puhta vee transport või hoiustamine, reovee likvideerimine, tööstusliku või põllumajandusliku äravoolu kontrollimine, kui see läheb looduslikesse veeteedesse, või vee vastutustundlik kasutamine tööstuses. Ma loodan väga, et igaüks teist leiab just nende teemade seast selle erilise, mis paneb silmad särama ja tekitab uudishimu. Mul on Tallinna Vee nimel hea meel soovida teile kõigile palju-palju edu selles võistluses. Loodan, et te jõuate oma tööga tulemusteni, mis üllatavad nii teid kui loodetavasti ka teisi.